tea, simulatsioon, see tundub kuidagi selline See tundub nagu mingisugune atraktiivne mõtteharjutus või selline, et noh, tegelikult ju ei tea. No aga tegelikult ei teagi ja ma ei tea, vahest ikka vaatad neid mingeid glitche maailmas ja nagu kas või see, mis see on see Nelson Mandela efekt või? Jah, Mandela efekt, et nagu mingid asjad on nagu veits muutunud, et umbes kõik teavad, et mingisugune ma ei tea, mis iganes, mul ei tea ühtegi praegu meelde. No kas või see, ongi Mandela efekt on see, et kõik osa populatsioonist mäletab, et ta suri ära seal vanglas või koduarest, kus all ta oli. Ja siis on järsku mingi, ei, et ta on elus, no nüüd ta on vist surnud, eks ju. Fuck check. Okay, no ühesõnaga. Ühesõnaga, ja siis tuli, et ta on ikkagi elus ja vist, no, et umbes see, ja siis tekkis mingi glitch nagu maailmas, et kuskil on midagi nagu juhtunud, kõik arvavad, et sellise Y2K ajal vist umbes, et siis tegelikult juhtus mingisugune ja siis asjad hakkasid veits nagu muutuma, et ühed mäletavad mingit teist reaalsust või nagu mingite asjade, Fruit of the Loom või mis see on, vaata see särkide toorikud on need, kus on see, no ühesõnaga vahetele, jooksen jumala kokku endaga, aga ühesõnaga, et mingid asjad, mida kõik mäletavad, et on ühtemoodi ja siis hakkad kontrollima ja vaatad, et see on hoopis teistmoodi, aga sa mäletad, et kogu aeg, et on teistmoodi, et need mingid efektid. Ja siis see paneb nagu küll mõtlema, et okei, no something's fucky, midagi nagu toimub. See on jah, see mäletamine on nii veider, et isegi kui mõelda enda mingi lapsepõlve lugude peale, kus on ka teised inimesed, on ju, siis üks inimene mäletab seda, raudpolt, et niimoodi oli. Mul on näiteks ühe sõbraga, siiamaani me ei ole seda vestlust või seda vaidlust ära teinud, et kunagi oli niimoodi, et me ostsime 2 peale Selveri Kräsupea koogi ja siis see oli minu pool ja hommikuks oli seal koogilt nagu see pealmine kiht, kus on šokolaad, see oli nagu ära söödud, on ju. Ja mina mäletan, et tema sõi selle ära ja tema mäletab, et mina sõin. Aga mõlemad on endas nii kindlad. No aga see on see sama, et väga paljud selle septembri rünnakute mäletavad nõnda, et jaa, et ma olin seal ja New Yorgis, kui see juhtus ja täitsa lõppes, nagu see oli nii kohutav ja siis reaalselt on nõnda, et inimesed on mingi, et sa ei olnud New Yorgis sellel ajal üldse, et sa olid mingi teisel pool riiki üldse, et inimesed järsku mäletavad asju, mis ei olnud üldse tõesed ja siis ma lugesin netist selle, mis nagu veits tõmbas mul mingi et nagu mingit juhtumist sa mäletad ainult nagu päriselt ühe korra, ehk siis meie vestlust, kui me siit ära läheme, siis nagu seda meenutan ma päriselt nagu konkreetselt seda meie istumist ühe korra. Iga järgmine kord ma meenutan eelmist mälestust sellest hetkest. Ehk siis seal hakkavad nagu asjad, faktid tuhmuma, et nagu, nagu sellepärast ongi see, et miks sa mäletad, et üks tema sõi, ta mäletab sina, sest et nagu teil on see ühine mälestus, aga tegelikult on nagu see, et ta lihtsalt on kogu aeg su mälestus. Ja siis see, millega pärast tõmbas mul mingi, okei. See on päris veider selles mõttes, et kui mõelda nagu selle peale, et kus see tõsi siis on, et kuidas nagu asjad reaalselt olid, et kes selle koogi siis ära sõi, ja kui kumbki ei mäleta, siis keegi ei tea, on ju. Keegi ei saagi tea, sellepärast tohabki kogu aeg filmida. No tänapäeval seda probleemi ei ole, et ükskõik, mis sa teed, kuhugi see jääb ikka peale, on ju. Seda küll, jah. Meil on kindlasti väga palju kaamerid, millest me üldse aimugi ei ole. Jah, ja nagu räägitakse, siis ilmselt, ma ei tea, homme meile telefonides soovitatakse siis mingisugust, ma ei tea, millest me siin räägime, jumalatest. No tõenäoliselt piibli reklaam. Tegelikult see on väga, seda ma olen ka katsetanud. Ja see toimib, on ju. Jaa, et see mingi, räägid hästi palju kassidest, siis tuleb igalt poolt kassireklaamid. Et see on siuke sketš, aga samas teisest küljest on nagu ma ei tea, ma olen alati mõelnud, et kõik on see, et sa oled alati et kõik jälgivad sind ja siis sa saad nagu, et ma ei tea, räägid näiteks rohelisest kleidist ja siis hakkab internet sulle pakkuma rohelisi kleite. No aga äkki kui sa tahadki rohelist kleiti ja siis sulle pakutakse rohelist kleiti, no jumala hea ju. Äkki see saatus. Jah, tegelikult see ongi saatus on kogu aeg, see on
manifesteerimine. Ja ma mäletan esimest korda, kui ma ise märkasin seda, et oli mingisugune seos, ma ei tea, mingi magamiskottidega vist oli mingi teema mul. Ja no ma nii kindlalt teadsin, et ma ei ole seda ei guugeldanud, ei otsinud kuskilt mitte midagi ja järsku tuleb. Siis oli ka täpselt selline tunne, et ja mind pani just mõtlema see, et me räägime ju eesti keeles, et kuidas nagu, või mis värk on, et ma saan nagu sellest aru, et noh, kogu maailm on inglisekeelne, on ju. Aga et kuidas siis nad, kas kuskil on mingisugused Eesti spioonid kuulavad kogu aeg. Ma arvan, et need on ikkagi nagu, noh, et sul ongi ära jaotatud nii siin riigis, sina kuulad peal. Mingi Ülo on kuskil näiteks istub niimoodi. Kuule, ta ütles, mis ta ütles? Magamiskott. Tervitused Ülole siin. Pane salt. Aga... Eesti esu.